Et kevade ootamine liiga pikk ei tunduks, näitame teile ka sel nädalal eelmise nädala parimaid pilte ja tutvustame uusi pidusid. Praegu aga räägime ühe äärmiselt kena ja eduka noore emaga, Kristiina Heinmetsaga. Ja nagu lubatud, on minu kõrval Kristiina Heinmets. Tere, Kristiina! Tere, Maris! Mis sinu elus praegu toimub? No minu elus toimub see, et mul on aasta ja 1 kuune pisipoeg, see tähendab seda, et 24 tundi ja 7 päeva nädalas olen ma tema päralt. Mul on pigem jäänud mulje, et sa ikkagi tegeled ka millegi muuga just, et sa ei ole päris kodune või? Päris kodune võib-olla tõesti 100% nüüd mitte, et omad tegemised asjad ju vajavad ikkagi edasi tegemist, et ei saa nagu päris koduseks nagu jääda. Aga tuleb asju vastavalt sättida, et saaks ka muud asju teha. Räägi oma lapsest natuke. Väga raske on kohe rääkida, et eks iga ema jaoks on oma enda laps ikka kõige armsam, kõige ilusam, kõige andekam, kõige targem, et ka Airan on minu jaoks kindlasti seda. Kuidas ta nimi oli? Airan Kindlus. Airan Kindlus. Et selline võib-olla mitte tavapärane nimi, aga tegelikult on Kindlus vana Eesti nimi, nii et jätkaksime pigem Eesti traditsiooni ja panime Kindlus üheks nimeks. Kumb selle peale tuli? Kindlus on Aivari vanaisa. Või Aivari vanaisa, Airani vana-vanaisa siis. Nii et pigem arvan Eesti nimesid häbenetakse mingil määral Eesti ühiskonnas, et ei julgeta nagu panna, et kuidas ma nüüd panen sellise nime, et kes nagu aru saab, et Kindlus ma leian väga šefni nimi. Kas sa plaanid jätkata ka telemaastikul? Väga raske nagu vastata sellepärast, et kindlasti ma jätkan telemaastikul, aga see, kas saatejuhina, seda ma nüüd ei oska vastata, et ma lõpetasin Concordia ülikooli ja õppisin meediat ja spetsialiseerusin nagu televisiooni peale, et seega mu minevik ja olevik ja tulevik on televisiooniga kindlasti seotud. Aga kas sul tekkisid ka enda lemmikud? Mis mõttes oma lemmikud? Saatest? Tantsijatest. No tantsijatest väga raske nagu vastata, sellepärast kõik on minu enda võistluskaaslased ja kõiki ma tunnen juba lapsest saadik, nii et väga positiivne oli pigem neid kõiki seal kohata, sest ütleme 10 aastat me võistlesime ikka seal omavahel väga kõvasti koos, nii et väga suur rõõm oli, et meie olime kõik koos ühes saates. Kas endale ei tekkinud tunnet, et tahaks hoopis ise võistelda? No võistelda nüüd kindlasti mitte, et see on nagu meeletu trenn ja töö ja vaev, et eks seda oli ka saates näha, et trenni tehti selle ühe tantsu nimel ikka 7 päeva ja nähti väga kõvasti vaeva, aga väike kiht tekkis küll, nii et Kanal 2 aastavahetussaates tegime 1,5 minutilise tango, nii et eks pisik sai nüüd jälle rahuldatud väga pikaks ajaks. Aga kui need sinu tuttavad tantsijad kõrvale jätta, siis nendest nii-öelda mitte tantsijatest, kes sulle nendest kõige rohkem meeldis? Ma arvan, et need ei saa nagu järjestada, kes meeldis kõige rohkem, kes kõige vähem, sellepärast et kõik tegid ju meeletu töö ära ja teades, kuidas ja mis stardipunktilt igaüks nagu alustas, siis kõik on esikohta väärt, et ei saa öelda, kes meeldis kõige rohkem, kes kõige vähem, et nad kõik on esikohta väärt. Kuidas sa veedad oma puhkust ja kas sul hetkel üldse on aega puhkuse jaoks? Puhkust, pigem minu jaoks puhkus on see, kui me lähme perega Eestist väljaspoole, et siis me oleme kogu perega koos, me oleme 24 tundi üksteise päralt, et ei ole nagu kõrvalisi segajaid, et Eestis sa võid küll puhkuse võtta, aga alati tuleb mõni telefonikõne või mingi mure või mingisugune asja tegimine, kuhu tahaks minna või mida tahaks teha, nii et kõige parem puhkus on olla Eestist eemal. Aga kui sa nüüd läheksid puhkama, kas sa siis võtaksid kindlasti kaasa oma mehe ja lapse või tavaliselt on niimoodi, et jätakse laps vanemate juurde, et nagu sellist puhkus saada, selle peale oled mõelnud? Minu jaoks laps on ühiskonna liige ja laps on osa meie perest, et lapse koju jätmine ei tuleks nagu meile kõne allagi, et kui ma lähen puhkusele, siis kindlasti koos perega, koos oma lapse ja abikaasaga. Kui ma lähen nädala lõppu veetma niisama Aivariga kahekesi, see on nagu teine teema, et siis me võib-olla jätame lapse kuskile vanavanemate juurde, aga muidu puhkus on koos perega kõige mõnusam. Millised on su lemmikreisi sihtkohad? Pigem võimalikult kaugele Eestist ja sellised eksootilist laadi, ma arvan, et näiteks Tai Kuningriik on nagu omaette huvitav, kui leida üles need templid ja käia, ütleme, budismiradadel, siis kindlasti ka näiteks Mehhiko, võib-olla ka Malediivid ja kindlasti ka Keenia, safari. Need on nagu võib-olla sellised lemmikuteks nagu kujunenud. On veel mõni väga lemmikkoht, kus sa pole veel jõudnud?
kindlasti Okeaania, Austraalia, Jaapan, Hiina, et need on nagu väga-väga suured ettevõtmised ja sellised väga suurt aega ja seiklust aeg nõudvad. Aga on plaanis? Kindlasti. Loodame, et elu viib mind nendesse kohtadesse. MTV pidas maha jälle ühe eduka peo. Ithaka Maria esines ja Vilniusest lasti peole seekord ka VJ Martin. Klubi Illusioon sai väärikalt aastaseks. Pildidelt saate õhtust detailsema ülevaate. Vabariigi aastapäeval krooniti klubis Astoria Miss Hawaiian Tropic, keda nüüd ootab ees juba rahvusvaheline võistlus. Sel nädalal saavad avapaugu koguni 2 uut ürituste sarja. Esimene neist juba neljapäeval klubis Hollywood. Pidu kannab nime Score, kus siis püstitatakse või purustatakse kõik võimalikke põnevaid rekordeid. Teine uus pidu klubi Hollywood kavas on videodisko Stars on Screen, mille korraldajad lubavad igatahes väga meeldejäävat õhtut. Tartlastele reedel klubis Illusioon Bad Jam ning laupäeval peetava tähtede mängu afterparty jõuab klubisse Atlantis. Selle nädala reklaamiklubist tuleb teile kindlasti ära näidata järgmine video. Manchmal tut ihr das Leben einen Gefallen, genauso wie die Happy Day. Laupäeval kasutage siis kõik kindlasti võimalust Eesti tulevikus kaasa rääkida. Tšau!